Tere taaskord, mina olen Taavi Altpuu Oliveri meediast. Mul on hea meel, et sa oled tulnud kuulama seda Turundusjuht 2.0 podcasti kolmandat osa, kus me räägime nõudlusturundusest. Oleme sellest eelnevates videotes ka põgusalt rääkinud, seda siin jutu sees maininud, aga see, mis ta tegelikult on, me ei ole nagu otseselt rääkinud. Ehk ilma pikema sissejuhatuseta, mis see nõudlusturundus siis ikkagi tegelikult on? Definitsiooni kohaselt on ta pikaajaline turundusstrateegia, kus siis turundusmeeskond keskendub kliendi vajadustele ja valupunktidele eesmärgiga suunata rohkem inimesi siis otse sinu müügimeeskonna juurde kõrgendatud ostuhuviga siis ostu sooritama. Ehk siis selle nõudlusturunduse eesmärk on, mina näen, et see on nagu 3 osas. Ehk esimene osa on see, kus sa lood nõudlust. Ehk siis sul on uus toode, teenus või mingi funktsioon, mida sa oma olemasolevale tootele siis soovid välja kommunikeerida, siis selleks, et inimesi üldse teadvustada, et sul on uus toode või teenus, siis on vaja seda nii-öelda nõudlust luua, ehk siis sa pead tekitama inimestes huvi ja saama nende tähelepanu ja jõudma oma infoga siis nendeni. Ehk siis see on sellise aktiivse nõudluse püüdmine. Ehk kui inimesel on seda sama funktsiooni vaja, mis su toode praegu nüüd talle lauale toob, siis aktiivse huvi korral või aktiivse nõudluse korral ta tuleb ja ostab sinu käest koheselt. Nüüd teine selline funktsioon või protsess siis nõudlusturunduse poole pealt on nõudluse esile kutsumine. Ehk kui esimeses faasis on kliendil teadlikkus olemas, et sa oled oma uue tootega turule tulnud ja selle funktsionaalsused on sellised, siis nüüd on vaja seda nõudlust selles inimeses esile tuua, sest et kui ta on passiivse vajadusega klient, ta veel ei teadvusta endale, et tal on nõudlus selle toote või teenuse vastu, siis tuleb see nõudlus esile kutsuda. Ja siinkohal tulebki mängu siis nõudlusturunduse selline pikaajaline strateegia, kus sul on vaja klienti harida, kogu aeg talle meelde tuletada erinevaid valupunkte, mis tal praeguse tootega, mida ta kasutab, võib esile kerkida või mingid valupunkte, mida nagu ükski teine toode parasjagu ei lahenda. Ehk siis see on selline kliendi harimise protsess, kliendi siis hoidmise protsess ka ühtlasi, ehk siis sa hoiad klienti enda sellises info väljas ja sa pakud talle väärtust selle kaudu. Ja 3. osa sellest nõudlusturundusest on siis nõudluse registreerimine, mis põhiolemuselt siis tähendab seda, et sa olemasolevat nõudlust, kui on kliendil tekkinud aktiivne vajadus, siis sul on vaja nõudlus nagu registreerida. Ja et siin tuleb nagu läbi mõelda see, kuidas sa seda registreerimist teed. Et kui klient on aktiivse vajadusega ja ta soovib kohe osta sinu käest, siis milline on see protsess, mis ta peab läbi käima. Et see oleks võimalikult lihtne. Kui sa seda protsessi, seda nõudluse registreerimise protsessi kliendile võimalikult lihtsaks ei tee, siis nende esimesed 2 protsessi, mis sa nõudlusturunduse poole pealt teinud oled, need on läbi kukkunud, sest et kliendil võib olla mega suur vajadus, aga kui ta läheb sinu veebilehele, võtab sealt ühendust ja tal on aktiivne vajadus, ta soovib täna seda osta, aga ta saab osta selle alles 5 päeva pärast, siis ta on juba teise kliendi juurde või teise konkurendi juurde läinud ja temalt selle toote või teenuse siis sisse ostnud. Ehk see 3. osa on tegelikult kõige tähtsam osa, nõudluse registreerimine, kuidas seda nõudlust siis registreerida, kuidas see ost ära sooritada võimalikult kiiresti ja võimalikult vähese sellise vaevaga kliendi jaoks. Nüüd, kui mõelda sellele, et kuidas see nõudluse loomine nagu tekib, siis siinkohal on natuke nagu aetakse segamini nõudlusturundus, ehk siis demand creation või demand generation, siis lead generationiga, mille eesmärk on siis lihtsalt kontakte saada müügimeeskonnale, eks ole. Et olgu see siis telefoninumber või e-posti aadress. Et kui neid 2 sellist koolkonda või strateegiat omavahel võrrelda, siis lead generation on pigem selline müüjale suunitletud strateegia, kus müüjal on vaja seda kontakti, siis e-posti aadresse või telefoninumbrit selleks, et kliendile midagi maha müüa. Aga demand generation või siis nõudluse loomine, nõudluse initseerimine on ikkagi strateegia, kus turundustegevused on suunitletud ostjale.
ehk siis ostja harimine, ostjale selle info jagamine, mida see toode talle annab, millist väärtust see talle pakub ja sel hetkel, kui kliendil on see huvi olemas, tal on aktiivne vajadus sinu toodet osta, siis ta tuleb ise müügimeeskonna poole ja ostab selle siis müügimeeskonna käest või kui on tegemist e-poega, siis saab ta e-poest selle koheselt ära osta. Ehk need on 2 täiesti erinevat asja. Et lead generation keskendub pigem nagu sellisele laiale kontaktivõrgustikule, et võimalikult palju inimesi annaksid enda kontakti siis turundajatele, kes saaksid edasi anda selle müügimeeskonnale, kus siis müügimeeskond saab ise tegutsema hakata. Demand generation läheb pigem nagu ehk siis nõudluse loomine, nõudluse initseerimine läheb sellist kitsast teed pidi, et kus ongi hästi kvaliteetsed kontaktid, kus on kliendil juba teadlikkus tekitatud, tal on vajadus olemas, tal on soov sinu toodet osta, siis see on nagu selle nõudlusturunduse eripära. Nüüd, kui mõelda sellele, et miks teha, kui te olete nagu ettevõte, kes teeb praegu lead generationit ja nüüd, kui me räägime sellest nõudlusturundusest, et miks peaks selle switchi tegema, miks peaks see nõudlusturunduse peale üle minema, kui võib-olla lead generation tänasel päeval toimib hästi, siis siinkohal tasub mõelda sellele, et kuidas meie ostuharjumused või ostukäitumine nüüd aja jooksul muutunud on, et kui me internetis saame kogu informatsiooni kätte, me saame iseennast harida, enne kui me ostuprotsessis edasi liigume ja oma rahakotiga siis hääletama hakkame. Et kui me internetis saame kogu selle info kätte, me saame iseennast klientidena harida, siis see tundub loogiline, et me turunduses ka anname võimaluse kliendil siis ennast iseseisvalt harida. Et me ei pea saama temalt võimalikult kiiresti emaili aadressi või telefoninumbrid kätte selleks, et inimene suunata müügimeeste juurde või müügiinimeste juurde ja lasta neil siis tutvustada toodet ja teenust, vaid me saame keskenduda sellele, et kui me anname kliendile kogu info eeskätt ära, tal tekib vajadus, ta tuleb ostab, siis on ka müügiprotsess kiirem, valutum ja kliendil ei jää sellist negatiivset muljet meie teenuse või toote tarbimisel. Ehk siin nagu tuleb mõelda sellele, et meie reaalsed igapäevased käitumismustrid on muutunud tänu sellele, et me oleme internetiga siis samastunud, me oleme internetiga juba ära harjunud ja meie ostuharjumused samamoodi on muutunud. Et siinkohal ongi see, et B2C ostuharjumused kanduvad tihti B2B'sse üle, küll väikese ajavahemikuga, aga ikkagi hetkel on näha, et B2B sektoris inimesed tahavad tarbida sisu eeskätt, enne kui nad reaalselt siis ühendust võtavad selle toote või teenuse pakkujaga. Ehk seda nagu tasub meeles pidada. Ehk lead generation keskendub pigem kvantiteedile ja nõudlusturundus keskendub siis kvaliteedile. Eduka nõudlusturunduse strateegia, kui sellest rääkida, siis siinkohal tasub mõelda sellistele alapunktidele, et kui me mõtleme, et nõudlusturundus annab meile võimaluse inimesi harida, enne kui nad meie toodet ostavad, siis me peaksime oma ideaalkliendist ka väga hästi aru saama, ehk mis on need teemad, mis hetkel temale sellist probleemi tekitavad, kas on midagi, mida me saame lahendada tema jaoks oma toote või teenusega, mis see on, kuidas me seda teha saame, millistes kanalites see ideaalklient siis aega veedab, kuidas talle meeldib sisu tarbida, kas talle meeldivad lühivideopostitused LinkedInis, kas talle meeldivad pikad podcastid, mis on 30 minutit pikad või isegi 2 tundi pikad, eks ole. Kas talle meeldivad lühivideod YouTube'is, kas talle meeldib lugeda blogiartikleid, kas talle meeldib lugeda sisuartikleid kuskil uudisteportaalis ja nii edasi, et need asjad tuleb nagu läbi mõelda selleks, et edukalt seda nõudlusturundust teha. Siis tuleb läbi mõelda ka see, et kuidas need ideaalkliendid siis ostuotsuseid vastu võtavad, ehk kuidas nad enda jaoks selle toote või teenuse ostmise protsessi lahti mõtestavad, mis samme nad peavad tegema selleks, et see ostuotsus nagu initseeriks, et neil tekiks see reaalne vajadus. Kas on mingisuguseid väliseid mõjutajaid, kas on mõni kolleeg, kes annab võib-olla selle indikaatori, et kuule Mart, ma nägin seda videot, vaata seda,
et äkki me saame enda finantsteenuste pakkumisel seda nagu funktsioonina sisse võtta, ma ei tea, näiteks SMS siis teenuse sisseostmist, eks ole, et kui inimesel tuleb näiteks või inimene loob endale kasutaja meie finantssüsteemi, et siis tal tuleks sõnum selle teenusepakkuja kaudu, et ole hea, Mart, vaata, ma leidsin sellise teenusepakkuja, võib-olla saame sealt 20% soodsamalt edaspidi nagu seda teenust sisse ostma hakata. Või mingid selliseid lahendusi, siis võib-olla selle finantsosakonna juht palubki enda töötajatele, et palun saatke seda materjali mulle edasi ja siis saame sealt edasi vaadata. Või käib see hoopis mingit muud kanalit pidi, et võib-olla keegi kolleeg soovitab ühele inimesele ja too soovitab edasi ja siis see nagu muster nagu niimoodi käib, et kui sa sellest mustrist aru saad, kuidas see infovahetus sinu ideaalklientide seas käib, siis selle alusel saad ka teha ise kaalutletumaid otsuseid sisu loomisel ja sisu jagamisel erinevates kanalites. Siis millised on nende inimeste nagu valupunktid, et mis paneb seda inimest reaalselt tegutsema, millisele probleemile tal lahendust vaja on, kas see on aktiivne vajadus, mis on sinu ideaalklientidel, kas see on passiivne vajadus. Vastavalt sellele sa saadki hakata siis looma seda strateegiat, kuidas sa seda sisu inimestele kommunikeerid. Kui see on passiivne, siis see tähendab seda, et su ajaline periood on kõvasti pikem, sa pead selle nõudluse tekitama pika aja peale. Sa pead käima mingid teatud punktid võib-olla eelnevalt läbi selleks, et inimesesse huvi tekiks. Või see on aktiivne vajadus, kus inimesel on kohe seda vaja. Ütleme nagu näitena, inimene soovib osta endale patareisid, et tal sai näiteks patarei telekapuldist sai tühjaks ja nüüd tal on kohe patareid vaja, kuidas ta selle kätte saab, kuidas see protsess nagu välja näeb, siis tuleb see nagu läbi mõelda ja selle alusel seda sisu loomet siis ka looma hakata. Kui teil on ettevõttes olemas CRM, siis CRM annab teile ka väga hea ülevaate ideaalkliendi küsimustest, mida klient on varasemalt küsinud, milliseid probleeme või vastuväiteid on siis müügimeestele näiteks CRM-i kaudu esile toodud, et kui sa turundajana ka seal sees nagu ringi vaatad ja saad aru, millised probleemid tegelikult nendel klientidel on, kellele te parasjagu müüte, siis on sul võimalik seda protsessi või neid vastuväiteid siis enda sisuloome kaudu või turundustegevuste kaudu ka maandada. Ehk siis neid vastuväiteid ei pruugigi esile kerkida ja selle võrra lüheneb näiteks müügiprotsess, saate kiiremini selle diili kätte või lihtsalt klient teadvustab seda endale, aga siis lihtsalt müügiinimesed nagu käivad selle probleemi või selle vastuväite nagu uuesti seal müügiprotsessis üle ja klient ei pea nagu mõtlema ei pea võtma lisaaega selleks, et läbi mõelda neid vastuväiteid ja need vastused, mis müügimees talle andis. Siis selleks, et edukat nagu nõudlusturundust teha, et edukalt oma tootele või teenusele nõudlust tekitada, ongi esimene punkt, mõista oma ideaalklienti, saa temast aru, saa täpselt aru, millised valupunktid tal on, ole temaga suhtluses aktiivne, ehk siis proovi nagu aru saada, suhelda temaga, proovi reaalselt kokku saada selle inimesega, kes on ostnud teie käest. Proovi mõista, miks ta just teid valis, miks te olete kõige parem lahendus nende jaoks või võib-olla miks te enam ei ole kõige parem lahendus nende jaoks ja proovi seda enda jaoks lahti mõtestada. Siis mõista, kuidas inimesed digikanalites informatsiooni tarbivad ja otsivad. Kui sa selle asja endale lahti mõtestad, kuidas ideaalkliendid seda teevad, siis sa oled juba väga suures eelises. Sa juba saad aru, kus kohas sa oma sisuga pead olema ja millise sisuga sa kuskil pead olema. See annab sulle väga suure eelise eduka nõudlusturunduse teostamisel. Siis vastavalt sellele, kuidas inimesed sisu tarbivad ja kus nad seda sisu otsivad, loo vastavalt sellele ka sisu. Ehk siis siinkohal lähen tagasi selle teise osa juurde, mis meil Turundusjuht 2.0 podcastis oli, et sotsiaalmeedia ja SEO pool, et SEO osas sa lood sisu Google'i robotile, aga sa ei saa seda sama sisu jagada sotsiaalmeedias. Ehk siis mõtle läbi erinevate kanalite puhul, kuidas ja millist sisu sa siis peaksid looma, et oma ideaalkliendi huvi tekitada. Siis tee oma sisu tarbimine neile kättesaadavaks ja lihtsaks.
ehk siis see info, mis sa lood, peab olema lihtsasti tarbitav, ehk ära pane oma sisu näiteks e-posti aadressi alusel siis kuskile luku taha, ehk siis enne kui inimene oma e-posti aadressi ei anna, ta seda sisu tarbida ei saa, et ära tee seda, see lihtsalt ei toimi. Et okei, sa suunad inimesed oma veebilehele, seal see informatsioon on üleval, see kõik on nagu okei ja nii võikski teha, aga üks selline strateegia, mis ma ise ka viimasel ajal mu Liverimeedia puhul teinud olen, on see, et me paneme kogu oma sisu sotsiaalmeediasse, me ei suuna inimesi veebilehele, enda veebilehele, sest et me näeme, et kuigi klikkide arv on väiksem, siis nende klikkide siis kvaliteet on suurem, sest et kui mõelda sellele, kuidas inimene seda sisu tarbima peaks, kui sa selle indikaatori talle annad, et näed, meil on uus blogipostitus näiteks tulnud ja me postitasime selle sotsiaalmeediasse, inimene klikib sellele, ta läheb veebilehele ja siis ta tarbib seda sisu, eks ole. Aga kui me juba sotsiaalmeedias selle sisu ära anname, siis ta ei pea tegema lisa nupuvajutusi, kui me suure sellise sisu tüki muudame väikesteks sisutükkideks ja harime klienti väikeste sisutükkidega, siis see annab meile võimaluse inimesesse suuremat teadlikkust tekitada ja seekaudu see info nagu levib ka suurtemate massideni. Et kui vaadata seda, et näiteks orgaaniline reach ühe postituse puhul on 1000 ja klikke näiteks 50, siis see tähendab seda, et kui me piirame oma sisuloomet sotsiaalmeedias, me ei anna kogu infot välja, see tähendab seda, et 950 inimest küll teavad, et me teeme midagi digiturunduse poole pealt, aga nad ei tea, mida me täpselt teeme. Ja need 50 inimest, kes veebilehele läksid, nemad võib-olla said sellest asjast aru. Nad võib-olla liikusid seal edasi, lugesid blogipostituse läbi, vaatasid juhendid või vaatasid podcasti, eks ole, aga see ei ole nagu täielik arusaam sellest, mida me tegelikult teeme. Ehk meie nagu olemegi võtnud selle suunis, et me postitame sotsiaalmeediasse otse selle sisu üles ja seal saavad inimesed seda tarbida, sellega tutvuda, on levik suurem ja on lõpuks see impact ka suurem, et meie kommunikatsioon jõuab reaalselt inimestena ja nad saavad aru, millega me tegelikult tegeleme. Ehk me ei nõua neilt, et nad peavad minema veebilehele ja et nad siis saavad seda infot tarbida. Või et kui nad veebilehel juba on, et siis nad peavad veel e-posti aadressi andma selleks, et saada e-raamat, kus me räägime näiteks sisuloomest. Et proovi inimeste jaoks võimalikult lihtsaks sisu tarbimine teha ja selle kaudu see tekitab teadlikkust, nõudlust ja siis saad sa seda nõudlust ka hiljem registreerida. Siis üks asi veel, sellised tühised mõõdikud, mis tekitavad lühiajaliselt head enesetunnet, pigem keskendu müügile, keskendu sellele müüginumbrile, käibele, mis sa tekitad oma turundustegevustega. Ehk kui ma näiteks eelmise näitesse tagasi minnes keskenduksin ainult sellele, kui palju inimesi klikivad veebilehele, siis ma ei suudaks seda nõudlust tekitada, ma ei suudaks inimestesse teadlikkust tekitada, ma ei suudaks seda suu turundust tekitada rohkem. Et võib-olla see 950 inimene ise ei osta minu käest seda teenust, aga ta soovitab meid edasi enda tuttavale või sõbrale, kellel on parasjagu probleem digiturundusega, kes soovib enda toote vastu nõudlust tekitada. Et siis olemegi meie kõige parem lahendus nende jaoks, eks ole. Aga see soovitus tuli inimeselt, kes sotsiaalmeedias meie sisu nägi. Et kui ma seda klikkide arvu ainult mõõdaksin, siis ma hakkakski optimeerima ainult klikkide peale. Aga ma mõtlen rohkem müükide peale. Ehk ei ole mõtet selliseid mõõdikuid väga tõsiselt võtta, jah, neid on tore jälgida, sa näed, et kuidas see ajas on muutunud ja kuidas see ajas muutuv väike mõõdik on siis müügiga omavahel korrelatsioonis, et seda kõike on tore jälgida, aga lõppkokkuvõttes su põhieesmärk peaks olema genereerida rohkem müüki. Siis jälgi ettevõtte CRM-is, kuidas kliendi teekond ostuprotsessis progresseerub, kuidas see klient sellest ostuprotsessis edasi liigub, millised valupunktid tal seal on, millised vastuväited tal tekivad, millises osas liiguti nagu kiiremini edasi. Kõik sellega seonduv informatsioon on sulle kui turundajale väga kasulik, sest sa saad selle alusel enda turundustegevusi ka optimeerima hakata, sa saad kõike seda kliendi jaoks lihtsamaks siis disainima hakata või kogu seda ostuprotsessi kliendi jaoks mugandama.
et see on üks koht, kus ma soovitan turundajatel rohkem kaasa rääkida ja müügimeeskonnaga koostöös siis läbi mõelda seda. Siis analüüsi ja uuri klientidelt, kuidas sa saaksid rohkem väärtust pakkuda. Ehk siinkohal jällegi intervjuud, erinevad küsitlused, kõik, mis mis klienti paremini mõista aitavad, neid tegevusi tuleks teha ja nendest tuleks aru saada. Selle alusel jällegi sa saad oma tegevusi optimeerida. Ja viimase punktina korda protsessi, ehk siis tee seda kõike uuesti järjepidevalt. Kui sa selle ühe korra ära teed, see ei tähenda, et sa oled sellega nüüd tehtud, et nüüd on järgmised 10 aastat muretud. Ei, see kliendi ostuharjumus muutub igapäevaselt, internet pakub uusi võimalusi, uued võimalused tekivad kas või turundusstrateegia puhul, see nõudlusturunduse osa täpselt samamoodi, see on uus selline lähenemine ja võib-olla 3 aasta pärast me teeme seda hoopis teistmoodi, et asjad ajas muutuvad, proovi sellega kaasas käia, proovi klientidest aru saada ja nii on seda nõudlusturundust ka kõvasti lihtsam teha. Vot, aga tänane osa nõudlusturunduse poole pealt sai selline, loodan, et nautisid seda Turundusjuht 2.0 podcasti 3. osa ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau!